Tere siit Euroopa Parlamendi Strasbourgist on 21. mai, ilus kevadpäev siin Saksamaa piiri lähedal, või õigemini öeldes vanast Saksamaa linnast Strasbourgist. On lõppemas täiskogu istungite nädal, nagu ikka hääletused, debatid ja kõik muu. Seega võtame ette vast paar kõige olulisemat teemat, mis on toimunud viimaste päevade jooksul. Esiteks debattidest siin just kolmapäeva hommikul ehk eile hommikul põhidebatt, mille üle arutleti, kus ka Ursula von der Leyen, siis Euroopa Komisjoni president, andis oma ülevaate, oli Euroopa Liidu siseturu toimimisest. Kuna me teame, et Euroopa Liidus on võimalik vabalt ringi liikuda, tänu Schengeni viisaruumile on võimalik kaupu eksportida ilma tollimaksudeta, siis sellest hoolimata nähakse probleemi selles, et igal liikmesriigil on jätkuvalt omaenda sisepoliitilised reeglid. Näiteks, ma ei tea, kui Eesti juuksur soovib minna juuksuriks Hispaaniasse, siis võivad olla erinevad kutsenõuded. Või kui Eesti tootja soovib oma tooteid, näiteks vitamiine, mis on tehtud võilillest, eksportida Kreekasse, siis võivad olla eraldi sertifikaadi nõuded, mis erinevad teisest liikmesriikidest. Ja nüüd, kuidas seda probleemi lahendada, eks ole, et kui liikmesriikide vahel on erinevad reeglid, siis loomulikult vasakpoolsete ja liberaalide jaoks lahenduseks on see, et Euroopa Komisjon peab tulema välja ühtsete nõuete ettepanekutega, kuidas harmoniseerida. Ja ma rõhutan, et sõna harmoniseerima tähendab üldiselt alati siis, kuidas üle reguleerida või föderaliseerida mingisuguseid tingimusi. Vist ainsa eestlasena pidasin mina seal kõne. See kõne muidugi leitav minu kodulehel jaakmadisson.ee, ka YouTube'is, sotsiaalmeedias, Facebookist ja kõikilt mujalt. Aga minu seisukoht või minu sõnavõtu sisu oli selles, et liikmesriikide vahel ongi erinevused ja see on täiesti normaalne, et liikmesriigid siis jätestavad eraldi nõudeid, mis on esiteks iga liikmesriigi enda õigus, kuna liikmesriikide valitsused on ju paika pandud rahvusparlamentide poolt ja rahvusparlamendid vähemalt teoorias on valitud omaenda inimeste poolt, nii et igal riigil ongi omaenda poliitilised eesmärgid või prioriteedid. Ja kui me hakkame nii-öelda harmoniseerima ehk üle reguleerima, siis sisuliselt sellega me tapame ka konkurentsivõimet, sest erinevused liikmesriikide vahel on üheks konkurentsi aluseks ja konkurents on alati hea, kus siis riigid võistlevad omavahel selle nimel, et just nimelt see juuksur või mis iganes töötaja, valdkonna töötaja või erinevad tooted oleksid konkurentsivõimelisemad võrreldes teiste liikmesriikidega. Seega siseturul jäävadki olema erinevused ja see täiesti normaalne, kuid tegelik probleem sisuliselt on siiski selles, et üle-euroopaliselt on tapetud tööstusettevõtteid. Ma tõin ka seal näited, eks ole, et oma kõnes, et mida peavad ühed tööstusettevõtted tegema samaaegselt, täitma kõiki ohutusnõudeid, kliimaeesmärke, erinevaid regulatsioone, mis puudutab ka töötajate õiguste kaitset. Ja kui need kõik kokku panna, siis võrreldes Hiina või Ameerika Ühendriikidega, siis ilmselgelt tööstusettevõtted kas panevad oma uksed kinni või kolivad oma tootmise üle riikidesse, kus niivõrd absurdselt suuri nõudmisi lihtsalt ei ole, kus on võimalik teha oma tööd, toota tooteid, müüa neid, nii et kõik võidavad ka töötajad. Seega ainukene kõige terve mõistuslikum lahendus Euroopa Liidus on see, kui Euroopa Liit hakkab tagasi minema oma juurte juurde, milleks oligi majandus- ja kaubandusühendus, võtma maha regulatsioone, nõudeid, unustama ära rohepöörde, mingid kliimaeesmärgid, pingviinide päästmised või liblikate eest hoolitsemine ja andma ettevõtjatele vabadust teha seda, milleks on loodud. Looma töökohti, looma maksutulu ja eksportida oma tooteid üle maailma. See on põhiline eesmärk ja see on ainukene vahend, mis toob uut rikkust, mida siis poliitikud, ka sotsialistid saavad ümber jagada inimeste vahel. Kusjuures enne seda debatti, mis toimus siis kolmapäeva hommikul, ma huvi pärast vaatasin ka üle inimeste tausta, kes siin Euroopa Parlamendis on. Sest üldiselt, mida rohkem vasakpoolsem on parlamendi liige, seda rohkem ta räägib sellest, kuidas tuleb raha ära võtta ühtedelt ja jagada teistele, kuidas tuleb, sotsiaalpoliitikat arendada. Ja üldiselt, mida parempoolsem või konservatiivsem või normaalsem on parlamendiliige, seda rohkem on üldiselt neid olnud kokkupuuded kas eraettevõtlusega, päriselt töökohtade loomisega, nii-öelda reaalmajandusega. Ja tulemused olid huvitavad, mis puudutab Euroopa Parlamendi liikmete päritolu või tausta. Umbes 80% sotsiaaldemokraatide ja vasakpoolsete ehk the left, päris kommunistide grupist, umbes 80% neist
on terve elu olnud kas karjääripoliitikud või alustanud oma teed siis läbi mingite MTÜ-de, organisatsioonide, mis on rahastatud loomulikult riikide poolt, riikide eelarvest. Ehk et umbes 80% vasakpoolsematest poliitikutest pole mitte kunagi kokku puutunud sellega, et tööandjad peavad ära maksma maksud, looma töökohti, hoolitsema selle eest, et nende tootlikkus kasvaks, neil oleks võimalik oma kaupu müüa. Ja siis pole ka vist väga imestada, et kui inimesed on valitud parlamenti, kes peaks otsustama kogu Euroopa Liidu majanduspoliitika üle, selle üle, kuidas elab umbes 440 miljonit elanikku, siis nad teevadki kõige lollimaid valikuid üldse, kui neil endal puudub igasugune arusaamine sellest, kuidas majandus tegelikult töötab, kust tuleb tegelikult raha, kust tuleb väärtus, mida pärast ümber jagada sotsialistlikul kombel. Seega ainukene siis tulemus on see, et või õppetund valijatele, et valimistel ei tasu valida vasakpoolseid sotsialiste või kommuniste, sest nad keeravad kõigi elu palju hullemaks. Seejärel toimus eile meil just ka siin debatt otse Postimehest, nii-öelda siis Postimehe ajakirjanik oli siin Strasbourgis koos Sven Mikseri ja Urmas Paadiga arutlesime, väitlesime poole tunni vältel kaitsepoliitika üle, ka selle üle, mis saab olema siis NATO tippkohtumisel Istanbulis, kuidas Küpros praegu juhib Euroopa Liidu eesistumist, kas prioriteedid kaitsepoliitikas on liikunud rohkem Lõuna-Euroopasse, kus on lähemal Hormuzi väin, sõjaline konflikt Iraanis, mis saab siis muidugi Balti riikide julgeolekust, nii et kel vähegi huvi, siis võib vaadata selle debati tagantjärgi üle, kuid suurim erinevus, mis tuli muidugi debatis välja, oli see, et Urmas Paet, kes on muidu väga tore kolleeg, aga paraku väga vales parteist ehk Reformierakonnast, üritas muidugi ääri-veeri kaitsta praeguse siis valitsuse poliitikat Eestis, kui ma tõin ka välja, et Eesti kaitsekulud on üle 5% sellest aastast ja see on täiesti õige. Ma igati toetan, et kaitsekulud peavadki olema piisavalt suured, et siis parandada neid kaitselünkasid, mis on tekitatud Reformierakonna poolt viimase 30 aasta jooksul, kuid tihti pole oluline see, et kui suur on see protsent, vaid kuhu see raha läheb. Ehk et kui palju sellest rahast jääb ka tegelikult meie enda majandusse, kui palju luuakse sellest töökohti, ehk kas me lükkame see raha Eesti riigist välja või me siiski jätame selle raha enda majandusse, samal ajal suurendades kaitsevõimet. Ja lihtsalt ma tõin välja ka seal debatis ühe kurva fakti, milleks on see, et nendest kaitsekuludest ei ole Eesti kaitsetööstusettevõttest mitte ükski võitnud mitte midagi. Ehk et kogu raha on läinud välja. Ja kui me oleme rääkinud pidevalt sellest, et tuleb arendada omaenda kodumaist tööstust, tuleb hakata tootma ise laskemoona, siis alles möödunud nädalal rahandusminister Jürgen Ligi ütles Riigikogus, et ega kui välisinvestorid ei tule, siis võib-olla seda laskemoona tehast ka ei rajata Eestisse, sest Eesti riik ei ole nõus panustama laskemoona tehase arendamisse Eesti Vabariigis. Ja siit tekib küsimus see, et kelle huve tegelikult teenib rahandusminister Jürgen Ligi Reformierakonnast, et inimene, kes alles ka aastal 2007-2008 surus ajateenistuse kaotamist, kaotas ära sõjaväeluure, tema alluvuses töötas Herman Simm ehk riigireetur, et samamoodi Jürgen Ligi ajal toimus massiline rahapesu, kus loputati Vene raha miljarditest läbi Danske panga, siis kelle huve tegelikult teenivad osad Reformierakonna poliitikud, kas Eesti Vabariigi või pigem Venemaa Föderatsiooni. Nii et see on küsimus, mida peaks küsima endalt iga vähegi loogiliselt mõelda suutev valija, kui ta läheb valimiskasti juurde juba järgmise aasta 7. märtsil valimaks uut Eesti Vabariigi parlamenti. Samamoodi, kui me räägime Hanno Pevkurist, et kui Pevkur reisib alles 2 nädalat enne suure sõja puhkemist kuskile Dubaisse ja siis avastab hommikule tups, et sõda on käima läinud ja ta on lõksus, et kui me vaatame neid tegevusi tegelikult viimase 5 aasta jooksul, kui on käimas siis suuremahuline sõda Ukrainas, Venemaa agressioon, siis tegelikult ei ole rajatud mitte ühtegi laskemoona tehast Eestisse. Raha on viidud välja, kaitsekulud on küll üles tõstetud, mis on täiesti okei ja normaalne, aga tegelikult meie enda võimekust toota ise piisavas mahus meile vaja minevat relvastust või laskemoona tegelikult ei ole. Seega küsimus see, et kelle näpud Reformierakonnast tegelikult on sahtli vahel Kremlis. Igastahes, kes tahab, vaatab selle debati üle, mõned lõigud on pandud ka sotsiaalmeediasse üles ja minu kodulehele, nagu ma enne mainisin, jaakmaisja.ee. Seega siin plenaaristungid on lõppemas.
kõige olulisemad teemad olidki need 2 küsimust ehk et Eesti kaitsevõime, Euroopa kaitsepoliitika ja samuti Euroopa Liidu siseturu toimimine ja Euroopa ettevõtjate siis kägistamine või tapmine ülereguleerimise ja kliimapoliitikaga. Juba järgmisel nädalal oleme Brüsselis. Lõpetuseks ma tahan tänada kõiki tuhandeid inimesi, kes käisid möödunud nädalavahetusel Türil, Lilleladal. Keskerakonna ja Euroopa konservatiivide reformistide telk oli väga uhkelt väljas. Ma võin ilma igasuguse partei propagandata kinnitada, et meie ala oli kõige populaarsem. Oli tohutult palju inimesi, kes tulid ütlema, et viimase mõne aasta jooksul on nad aina rohkem ja rohkem vaadanud Eesti Keskerakonna poole, kes siis esindab kõige tervemõistuslikumat, loogilisemat poliitikat, seisukohti ja väljavaateid Eesti tulevikule. Kui me vaatame ka poliitikat Tallinnas, sest ärgem unustage fakti, et Eesti Keskerakond võitis kohalikud valimised üle Eesti ja on koalitsioonis Tallinnas, siis ainuüksi 6 kuuga Tallinnas on ära kaotatud lasteaia kohatasu, on ära kaotatud täiesti jaburad parkimispiirangud, on uuesti üle vaadatud kõik siis liikluspiirangud, kiiruspiirangud, mis eelnevalt pandi sotsialistide poolt Tallinnas. Nii et ainuüksi 6 kuuga on Tallinn juhitud taas normaalsele teele ja loomulikult see on avaldanud mõju ka siis valijate tundele või suhtumisele, sest Türil oli selgelt näha, mismoodi 100 inimesed tulid ütlema, et kui nad veel siiamaani teadnud, keda toetada Eesti poliitikas, siis täna nad ütlevadki, et nad varasemalt kas toetasid ükskõik millist parteid, Reformierakonda või EKRE-t või kedagi teist, siis täna Eesti Keskerakond on kõige parem valik just neile inimestele. Nii et ole tark valija nagu Türi Lillelade külastaja, vali ka sina Eesti Keskerakonda, sest valimisteni on jäänud vähem kui 10 kuud ja 10 kuu pärast saame saata Reformierakonna opositsiooni, luua normaalse toimiva valitsuse, kes suhtub Eesti riiki armastusega, mitte ei teeni ei Kremli ega Brüsseli huve. Seega taas kohtumiseni juba Brüsselist järgmisel nädalal. Kõigile ilusat kevade jätku, niitke muru, nautige ilma ja küll me ükskord võidame niikuinii.